Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas energiaterapeut Ilona Sibold. Tere! Tere, Angela! Ja räägi meile natukene, mis on ühe energiaterapeudi igapäeva töö, elu? Kuidas energiatöö sinuni üldse jõudis? Energiatöö jõudis minuni 8 aastat tagasi ja täitsa sellisel üllataval ootamatul kombel, et kui ma mõtlen oma elule nüüd enne energiatööd ja pärast, need on siis 2 täiesti erinevat asja. See oli siis see murdepunkt seal vahel? Jaa, seal oli murdepunkt ja seal oli mul selline surmalähedane kogemus ja pärast seda ma leidsingi 10 päeva hiljem energiatöö. Et ma natukene siis räägin, kus ma omadega olin enne ja kus ma olen nüüd, ütleme nii. Sest ega mul ei olnud mingisugust plaani, et minust saab energiatöö tegija. Aga universumil oli plaan? Oli plaan ja võib-olla ka see tunne ja arusaam jõudis siis alles nii palju hiljem kohale. Sest kogu mu elu, kus mina liikusin, mina elasin hästi hirmusagedusel. Ja mul oli depressioon mitukümmend aastat ja hästi palju tervisehädasid. Mul oli artriit, renootõbi, kõiksugu, kui keegi aevastas, ma jäin kohe haigeks, mul oli hästi palju probleeme kogu aeg tervisega juba pisikesest peale, et pärast kui ma sündisin. Ja see kuidagi viis mind siis sinnani, et 45. eluaastaks ma olin omadega sellises seisus, kus ma tundsin, et ma enam ei taha. Et mul oli see tunne, et sellel elul ei ole mulle midagi enam anda, et kuna mul kogu aeg midagi valutas ja selleks hetkeks mul valutas nagu kõik, et kuna need liigesed ja kõik ja siis ma ei saanud korralikult käia ja siis ma tundsin, et ma ei suuda lihtsalt seda vastu võtta, et millal see ükskord ära lõpeb see jama. Ja siis mul oligi sellised terviserikke seisundid, kus mul oli siis mitu kollapsit ja ma vigastasin ennast päris kõvasti ja ma mäletan siis ühe kukkumise pealt, kuidas ma tegin silmad lahti ja ma nägin, et päike tõusis aknast nagu piilus mu poole ja ma ütlesin kõva häälega välja, et kas tõesti sellel elul ei ole mitte midagi mulle enam anda. Ja siis ma jälle kaotasin teadvuse. Ja pärast seda 10 päeva hiljem siis energiatöö tuli minuni ja sealt siis see läks lumepallina veerema ja ma hakkasin endaga tegelema, märkama ennast, mõistma ennast paremini ja lõpuks ma ei saanud teisiti, kui ma sain aru, et ma pean teisi inimesi ka aitama. Et see tung ja soov oli nii tugev. Aga huvitavad asjad selle teekonna peal, mis siis minuga juhtusid, olid need, et kui ma hakkasin endast paremini aru saama, visualiseerima, vaatama, mõistma, tunnetama, sest mina arvasin, et kõik tunnevad ja teavad nii nagu mina. Aga siis selgus, et ohoo, et ei olegi nii. Et mis on siis minu kõige suurem, ütleme niimoodi, kingitus, mis mulle on antud juba lihtsalt ja kergelt, et ma näen inimeste energiat nagu kaarti. Ehk mitte niimoodi, et kui ma sinuga nüüd istun ja räägin, et aga ma peaksin korra süvenema, ja see ei ole nagu üks kaart, see on nagu mitmeid lehekülgi nagu paks atlas. Ja et kui ma sinna kaardi peale nüüd lähen, näiteks mingis kindlas teemas, siis ma näen, mis on viltu, ütleme nii, jutumärkides viltu. Et mis on seal siis need piiravad uskumused, mis on energiakogumid, mis seal olla ei tohiks, mis on probleemid. Ja ma tean, kuidas neid sealt eemaldada ja kuidas seda energiat muuta. Ja sa oled oma YouTube'i kanalil vist ka rääkinud sellest, on sul siuke asi nagu free falling tehniik. Just, et free falling tehniik on siis FFT tehnika, mis tuli mulle niimoodi, et ma teda ei tahtnud. Ma ei tahtnud temast midagi teada ja täna on kusjuures siis FFT, free falling tehnika sünnipäev, 6. sünnipäev. 6 aastat tagasi siis juhtus selline lugu, et ma olin selle lõpuks valmis vastu võtma. Et ma osalesin ühe maailmakuulsa coachi programmis ja kuidagi sealt kaudu siis avanes mulle see kanal, kuna ma olen ka hästi selgeks kanaliks, et kui ma kanaldan, ehk siis kui see kanal avaneb, see ei ole niimoodi, et ma istun laua taha, nii hakkame nüüd kanaldama, see käi nii. See on niimoodi, et kui info tuleb, siis see info tuleb, see võib tulla täiesti erinevates kohtades. Ja tookord oli ka nii, et info hakkas mulle tulema ja ma ei tahtnud sellest midagi teada. Ja lõpuks ma olin niimoodi, et
okei, kuulge, jätke rahule mind, et ma võtan selle siis vastu, panin selle paberile, vaatasin sellele otsa, ütlesin, ei, kuulge, jätke nüüd, ma ei hakka kunagi sellist asja tegema, inimestele pakkuma, mis minu asi, et maailmas on nii palju ägedaid tehnikaid ja kõike, et ei. Aga elu läks nii, et pool aastat hiljem lihtsalt ma olin sunnitud seda tegema ja ma olen väga tänulik selle eest, et nüüd ma oskangi inimesi aidata, sest et FFT on siis energia muutmise tehnika ja mina annan siis käskluse ja energia muutub, ehk see on energeetiline kood. Et ma ikka ütlen, et ükski endast lugupidav energiatöötaja ei roni teise inimese energiasse. Ja see tehnika on siis ka niimoodi, et ma tegelikult siis külje pealt kõrvalt jälgin, juhendan ja teen seda, et see ei ole see, et ma lähen kellegi energiasse. Sest et hästi palju tehnikaid kahjuks on praegu selliseid, kus siis valedel alustel näiteks minnakse midagi tegema inimesele aitama ja inimesed otsivad päästjaid ja mina ei ole kellegi päästja, et kui keegi tuleb minuga tööle, siis peab aru saama, et inimene peab ise tegema, tahtma, olema valmis. Mina olen uste avaja ja juhendaja. Et see on siis hästi suur vahe. Sest kui nüüd keegi läheb teise inimese energiasse, siis ta jätab sinna oma jälje ja võtab ka endale teisest midagi. Ja see ei ole siis meile aitajana kunagi hea. Ja see on see, mida ma näen. Kas seda saab põhimõtteliselt siis läbi nagu online'iga teha või? Ja, et ma teengi kõige rohkem läbi online'i, et enne koroonat oli siis see aeg, kus paljud inimesed käisid mul kabinetis, aga nüüd ma teen hästi palju, praktiliselt keegi ei tahagi enam juurde tulla, kõik on harjunud. Tahtsin öelda, et inimestel vist ka on nagu mugavam. Harjumused on muutunud ja ma teen ka hästi palju programme, ma olen tegelikult, ma just üks päev siin lugesin kokku selle uue aasta jooksul teinud üle 150 programmi inimestele, et seda on palju. Too mõned näited. Oih, et ükskõik mis seinast seina siis alates siis vundamentuskumuste muutmisest, suhteteemadel, rahateemadel, laste teemadel, hästi palju. Ja mul käibki see niimoodi, et ma istu maha ja mõtle, mis ma nüüd teen, vaid see, kui tuleb, ta tuleb ja vahel tuleb jube kiiresti. Vahel tuleb hästi palju, et tuleb 2 korda näiteks, et ma pean selle vastu võtma. Ja kõige huvitavamad sellised nagu kanaldused, mis mul on tulnud, oli näiteks möödunud aasta Taylor Swifti kontserdil. Et ma läksin sinna kontserdile, et mul mehepoeg kutsus meid, et ma ise ei ole suur fänn olnud, aga mõtlesin, et no, lähme. Ja keset kontserti hakkab tulema info ja mina mõtlen, mida ma nüüd teen, sest et ma pean selle vastu võtma, sest muidu ta lipsab ära ja ma ei saa teda enam niimoodi kätte ja sealt tuli siis hästi-hästi suur programm, õnneliku elu koodid, niimoodi, et seal kontserdi ajal ma siis telefonis kirjutasin ruttu üles, käisin vahepeal tualetis, seal tualettruumis kirjutasin ruttu üles kõik, nii et see terve programm tuli niimoodi alla ja vahel lähebki ka näiteks 2 tundi, kus see info lihtsalt jookseb, mida ma siis võiksin teha. Mul mingi periood pidi kogu aeg paber ja pliiats magamistoas voodi kõrval olema. Lihtsalt kohe nii, kui pool unes seal midagi tuli, kohe kirja. Ja, et just, et unenägude kaudu ka siis tuleb või siis ka see pool unes, kui sa hakkad just magama jääma see hetk, aga minu jaoks on jah see, et see võib tulla täiesti suvalisel ajal, suvalisel hetkel, kuulan kedagi rääkimas, ütlemas või ma lihtsalt olen ja siis see info tuleb ja siis ma saan seda kasutada. Ja need on olnud väga vahvad programmid, vahel on muidugi see info selline ka, et ma ütlen, no ei, ma ei tea, mina ei hakka seda küll kellegile rääkima, et inimesed saavad nagu, aga siis jälle tuleb see selge arusaam, et siin ma selleks ju olengi, et näidata võib-olla mingid uusi külgi pooli. Keegi seal teispool ekraani ootab seda infot. Ootab seda infot ja me oleme kõik ju super unikaalsed ja ma leian, et kõige olulisem siin maailmas on ikkagi meie nagu selle jõu poolest on meie energia ja meie tõde. Et ongi see, et mida see siis tähendab, noh kõik on energia, seda me kõik teame, see laud on energia, meie mõtetel on energia, tunnetel, aga just see tõe pool on siis tegelikult meie uskumuste süsteem. Ja ma tean, et osadele inimestele ei meeldi sõna uskumus, et see tundub natukene võib-olla liiga selline, et mis on just sellises energiatöö maailmas, aga tegelikult uskumus on ju tõeks pidamine. Ja see on see lugu, mida meie iseenda kohta arvame, mida me arvame teise inimese kohta või kogu selle maailma kohta. Ja see siis tekitab meie reaalsuse. Ja ongi niimoodi, et kui nüüd
näiteks sinu tõde ja minu tõde on hästi erinevad, siis me trigerdame teineteist väga palju. Näiteks kui keegi mind praegu kuulab, mõne inimesel on, kui huvitav, põnev ja mõni inimene, mida jama see ajab nüüd, kuule, et ole vait parem. Et seal sõltub ka siis sagedusest, et millist tõde me vastu võtame. Näiteks, et kui minu sagedus kedagi tõmbab, et tahab ise jõuda sellele sagedusele, siis tal on huvitav mind kuulata. Aga inimene, kellel on täiesti teine uskumuste süsteem. Kas ta üldse jõuab meid kuulama? Jõuab ikka, sellepärast, et elus on hästi palju seda duaalsust ja me õpime ka läbi vastandumise. Näiteks, et kui me kuulame kedagi ja meil nagu tõmbab kuulama, aga me saame aru, et see käib meile täiesti närvidele, ma tahaks öelda sulle, ma tahaks praegu halvasti öelda, ma tahaks sulle halvasti kirjutada, sõnumeid saata. Mul on olnud selliseid kommentaare kusjuures, et nii kahju, et ma terve selle ära kuulasin ja oma aega raiskasin, aga samas ta kuulas ära. Ja, et siin ongi nagu tegelikult see, et see inimene ei mõista, et ka vastandumis on õppimine. Et see on õppimine ja mõistmine, et vot mina sellist asja ei usu, esiteks, või mina sellist asja omaks ei võta. Ja mina alati suhtun uudishimuga kõigesse, et et kui mulle mingi asi ka nagu ei meeldi, siis ma oi kui huvitav, mis siin on, mis see tahab mulle öelda. Et kas siin on vastandumist või on siin midagi ikkagi, mida mu hing tahab kätte saada, sest kahjuks nii paljud inimesed liiguvad sellises energias ringi, et ongi käega löönud, et ei saa aru, et nii palju on ära teha enda heaks. Võiks hakata rohkem ise endasse vaatama, et nii kui kuskil midagi trigerdab, ei ole teine inimene süüd, vaid vaata nüüd ise endasse. Miks see sind trigerdas? Mis sa siit pead ära tervendama või õppima? Sest siin ongi kohe tulebki meie uskumuste süsteem mängu. Et see on puhtalt seotud siis uskumuste süsteemiga. Et kust meie tõekspidamised ja see meie tõde siis tuleb. Ja see on vääramatu tõde, see on alateadvuses, me ei mõista seda, see ei ole teadlik. Kust see sinna saanud on? Et kõigepealt me saame selle lapsepõlvest. Ja minu siis tões, kuidas mina energiat näen, me saame selle juba eostamise hetkest. Mitte siis, kui me sünnime siia, siis juba tuleme emme kõhust välja, et juba siis, sest me tunneme kohe ära, mida meie ema tunneb ja mis toimub ümberringi. Ja vot sealt nüüd sõltub see, et mis seal toimub. Kui ema on näiteks seal hästi pettunud või hirmul, siis juba sellele uuele hingele, kes siis nüüd lõpuks sünnib, võibki see kogu elu ja elutee tunduda väga ohtlik. Et väga-väga hirmutav. Ja muidugi, kui laps sünnib, siis kõik, mida siis vanemad räägivad, lasteaes räägitakse, sõbrad räägivad ja mis see keskkond on, kus laps on, siis sellest hakkab siis tekkima see uskumuste süsteem ehk siis meie reaalsus. Ja seal ei ole nii, et me võtame kõik siis, mida me kuulame endasse, aga laps on täiesti avatud, seal ei ole mingit filtrit, et see on nagu suur magnet ja puru lendab seal ümber, need on kõik need ilusad uskumused ja siis mida ta siis külge endale võtab ja sellest sõltub, mis saab edasi. Ja siis ühiskond, põlvkondade kaupa, uskumusi, igasuguseid koolist, mis me saame õpetajatelt, näiteks kui koolis, võtame kõige lihtsamad uskumused, et koolis laps läheb tahvli ette vastama ja talle järsku läheb meelest ära, ta ei mäleta enam. Ja õpetaja kuidagigi häbistab teda ja klass naerab. Sealt võib laps siis võtta selle uskumuse, et ma loll. Ja see inimene täiskasvanuks saades võib minna kas või Harvardisse, Cambridge'i kusagile õppima, talle võib alati tunduda, et ta on ikkagi loll, ta ei ole piisavalt õppinud, ta ei oska ja ta kogu aeg surub ja proovib veel rohkem õppida, et olla see tubli ja ta ei saa seda kunagi kätte, sest tema alateadvus ütleb teisiti. Nii et see võib olla ükskõik mille kohta. Sina siis oma energiatöös lähedki sinna alateadvusesse inimesega või? Jaa, et ma vaatan, mis seal siis toimub, see ongi see, mida ma seal kaardi peal siis näen. Et mis on see takistus, sest kui inimene ei ole rahul olev, siis see tähendab seda, et seal energias on takistus. Kas on siis uskumus, energiakogum, midagi on kuhjunud, et kõige rohkem kuhjuvad meil siis hirmud ja vahel ongi siis see, et meil on tunne, et ma olen ikkagi nii, kuidas ma ütlen, tundlik, et ma tean juba ette, et see jama tuleb. See on nüüd tegelikult vastupidi, et see on ise täituv ettekuulutus. Et ma tahan alati tuua näiteks selle, et kui inimene läheb eksamile, kukub ükskord eksamil läbi, siis läheb teine kord, hakkab minema eksamile. Mis temaga siis juhtub? Ta kardab. Ta kardab juba oma kogemusest, et ta nüüd kukub uuesti läbi. Või siis, et ma lähen eksamile
ja mõtlen, et nii, on näiteks piletid seal, mida sa saad võtta, et kui ma ei võtaks ometi seda piletit number 10, siis see on nagu see, mida ma olen kõige vähem õppinud ja ma ei oska. Ja sa lähed sinna ja võtad selle pileti number 10 ja mõtled, no ma ju ütlesin, et ma võtan selle ja mul läheb halvasti, ma kukun läbi. Et siin peabki aru saama sellest, et see inimene tegi seda endale ise. Ise lood oma reaalsust. Ja et see ei olnud nagu tagurpidi. Sest kui me kasutame oma intuitsiooni, siis see on vaikne, rahulik hääl sinu sees, aga vot see hirmupõhine on kõik see, kus me tõmbume kokku, nagu inimesed ütlevad vot mul oli see kõhutunne on siis lihtsalt puhas hirm. Ja 6 aastat tagasi mina siis tulin oma tavatöölt ära ja otsustasin, et mina hakkan siis energiatööd tegema. See oli väga-väga hirmutav, ma tegelesin oma hirmudega väga-väga palju, aga ma tundsin, et ma teisiti ei saa. Aga kui mul oleks olnud see endine uskumuste süsteem, mida ma ei oleks muutnud, siis ma ilmselt seda sammu kunagi oleks teinud, sest et inimesed ütlesid, kus lollad peast või mis asja sa tuled oma töölt ära ja hakkad nüüd nagu lihtsalt tuledki ära ja hakkadki lihtsalt, ma ütlesin, jaa, nii ongi. Et see oli nagu parim otsus loomulikult, aga ma ütlen, et mul läks 2 aastat, et oma uskumussüsteemi korrastada ja energia välja üldse rahustada ja tasakaalustada. Sa tegid seda nii-öelda omal käel ja ise on ju? Ma tegin seda ise ja loomulikult uudisin inimesele, ma vaatasin erinevaid variante ja loomulikult mul on oma mentorid, coachid. Ma mõtlengi, kui nüüd tavainimene tuleb su juurde, tahab oma uskumusi hakata muutma, siis tal vist 2 aastat päris ei lähe või võib minna? Absoluutselt võib, sellepärast, et mina nüüd tegin, ütleme niimoodi seda intensiivselt, iga päev iseendaga tööd, aga ma näen nii paljud inimesed, kes võtavad näiteks ma võtan siit ühe kursuse ja siis ma võtan siit ühe kursuse, midagi ei muutu, see ei toimi nagunii, mulle nagunii ei aita. See ei ole ühekordne tegevus. Vaata, aga jälle ta ütleb, et see ei toimi, ei aita. Jaa, see ongi puhas uskumus. Loob oma reaalsust. Ta loob selle kohe, sest me saboteerime ennast ära, sest uskumuste puhul me peame ka aru saama sellest, et meid tõmbab sinna tagasi, mis on meile tuttav ja kui meil on tuttav see, et meil midagi ei õnnestu või meil on midagi halvasti, või ma ei ole küllalt hea, ma ei ole piisav, siis meid tõmbab sinna tagasi. Et uskumussüsteemi muuta, me peame vaatama ära väga-väga palju erinevaid aspekte, erinevate nurkade all. Sest et uskumuste süsteem on nagu selline suur ämbliku võrk, seal on kõik asjad omavahel hästi-hästi seotud ja esimene asi tavaliselt, kui ma hakkan inimesega tööle, siis me vaatame hirmusid. Et kõige tavalisem võtame kas, mis on tuntud hirm, on näiteks hirm lendamise ees, inimene ei julge lennukiga lennata. Siis ei ole seal see, et me teeme ainult seda tööd, et me laseme lahti nüüd, et sa kardad lennata. See ei ole nii. Me peame selgeks tegema, mida sa kardad. Kas sa kardad kõrgust? Kas sa kardad alla kukkuda? Kas sa kardad surma saada? Kas sa kardad, et seal on kitsas ruum ja sul pole õhku? Kas sa kardad, et su jalad surevad ära? Kas sa kardad, et su kehas on paha? Kas sa kardad, et sa ei jaksa istuda tunde? Vot need on kõik need täpikesed, millega tegeleda ja kui me kõik need sealt ära võtame, siis sul on võimalik minna lendama, ütleme nii. Ja see töö võib olla väga pikk. Minu puhul näiteks see 2 aastat tähendas seda, kuna mul oli nii kaua hästi palju probleeme ja ma olin väga kaua olnud hirmusagedusel, siis et kuhjad olid hästi-hästi suured. Ja millega kõige rohkem ma võib-olla alguses ka hakkasin tegelema, oli ka raha teema, sest rahauskumusi inimestel on tuhandeid, mis on metsas omadega. Et nüüd kui vaadata inimeste rahauskumusi, siis ongi, et inimesed ju tahavad rikkaks saada, tahavad olla jõukad, tahavad, kõik on hästi, aga mingid uskumused blokeerivad. Aga ja paljud ka väljendavad seda kaitse teadlikult või see tunne, et see rikas inimene on keegi halb, kuidagi uhke, upsakas, ülbe. Ja meie ei taha keegi olla halvad. Ja vaat, kes just ma ei soovitagi, kes käivad kommenteerimas või halvustamas kellegi hinnastamist või hindas, et see on kallis või ebanormaalne oled või hästi paljud inimesed teevad seda. Mul on väga kahju, aga need inimesed ei saa kunagi rikkaks, sest nad elavad puuduse teadvuses. Kas need uskumused võivad ka nagu epigeneetiliselt suguvõsast niimoodi pärida? Jaa, tulevadki üldiselt et suguvõsa liini, sellepärast, et kui me võtame oma ema uskumused või isa uskumused, need siis tulevad emale ja isale ju sealt. Kõik edasi. Hiljuti ühte siukest lugu, et vanaisa kuskil seal sõja ajal oli omanud mingit suurt summat raha ja oligi mingi teatud summa, 100 000 raha, mis iganes see ühik seal siis oli ja tal võeti see käest ära, sealt tuli see uskumus, kui ma oman palju raha, see on halb. Siis see kandus edasi
pojale ja tal tuligi äris siis nagu raha läbi ette, et ta ei teeninud lihtsalt üle selle 100 000 raha. Ja siis tuligi välja, et see oli nagu epigeneetiliselt see uskumus, see alateadus, et ahah, kui ma sellest rohkem saan, siis see on halb ja mul võetakse see käest ära. Ja seal ongi see, et kui sa näiteks leiad, et rikkad inimesed on halvad, see ei tähenda nüüd seda, et sa ei võiks saada rikkaks korraks, aga see raha kiiresti liigub suurest ära. Sa saboteerid selle raudselt ära, sest et sa ei ole valmis seda hoidma, sest seal on nii palju neid nurki taga. Ja see kehtib kõikide asjade kohta, et tervise osas, näiteks minu suguvõsas oli hästi selge uskumus, et meie suguvõsa naised on nõrgad ja haiged. Täiesti selge puhas uskumus või mida ma olen näinud hästi palju suguvõsades, et meie meestel on kõik on saanud insuldi. Kui sa oled nüüd meeste rahvas selles suguvõsas, sa oled võtnud selle uskumuse, mis sa arvad, mis see tõenäosus on väga-väga kõrge. Et jah, geneetika muidugi ka, aga siiski suuremat rolli mängib meie uskumuste süsteem, et mida me sealt kaasa võtame. Ja laps on siis ema energias kindlasti vähemalt 7. eluaastani, rohkem ka edasi, kusagil 12-13 eluaastat jookseb veel see ühine väli. Nii et emal ei ole mõtet oma last ära petta, teha head nägu, et kõik on hästi. Laps tunneb ära. Laps tunneb selle ära, ta näitab seda kohe oma käitumises, ta näitab seda oma tervisega, kõikides asjades, sest ta võtab seda ema poolt enda kanda, sest see on saanud juba tema uskumussüsteemiks. Nii et ma ei soovita ühelgi emal siis lapsele teha, et nagu kõik on korras, kõik on hästi, nii tore, aga samas nutad kusagil nurga taga, nuta oma lapse ees, sellepärast, et sul on mõtet seda teha, sest laps teeb sealt kohe mingisugused oma mingid ühendused, okei, ema on kurb, äkki on ema minu pärast, et pigem on siis seletada seda. Ja et lapsevanemad ka, et kui ikkagi see suhe on mürgine, et ei suuda koos olla, siis on targem minna lahku, sest lapsele on olulisem, et üks vanem on rahulolev ja teine vanem on rahulolev. Mitte see, et oleme vägisi laste pärast koos, sest see on uskumus, et peab olema koos, tegelikult ei pea. Ja samamoodi kõik see, kuidas me väljaspoole elame, sest kui ma hakkan inimesega tööle, see esimene asi, mida me vaatame, on vundament uskumused. Ja need kanaldusid mulle nii 6 aastat tagasi, et mis on need nagu põhi kõige alus. Kui need on korras, siis saab hakata ehitama sinna peale oma elu. Aga kui see logiseb vundamenti pole, siis kõik tahab kokku kukkuda. Et seal näiteks me alustamegi hirmudes, seal on süütunde teemad ja hästi oluline asi, et selline uskumus, et keegi teine juhib mu elu. Et see on siis keegi väline. Kas siis inimene, olukord, ilm, riik, kus ma elan, valitsus, vaat siis tekibki see, et keegi teine on süüdi, et me elame nii väljaspoole. Ei võeta vastutust enda kätte. Absoluutselt mitte ja seal tekibki siis see oht, et me absoluutselt ise ennast enam ei kuula ja me lähme võitlemise energiasse, mis on siis ka hirmupõhine, et me peame kuidagi nagu ennast kaitsma ja see võitlemise energia on üks suur jama. Ütleme nii, mina ka võitlesin, see oli nii, et kui ma nägin midagi ebaõiglast, siis ma tahtsin näppu kohe viibutada, vot sina ja sain niimoodi ja vaata. Ja seal tulebki siis kontrollivajadus jälle mängu, sest kontrollivajadus on puhtalt hirmupõhine ja sellega ma maadlesin ka päris pikalt endal, sest see mõjutas hästi palju mu suhteid ka, et kui ma kontrollivajaduse ära likvideerisin, siis see muutis ka suhteid mul vanematega ja mu lapsega. Et sest keegi ei taha kontrolliva inimese selles süsteemis olla, energias olla ja sealt kipub tekkima siis selline energia nagu ematsemine, et see on siis nii meestel kui naistel, ematsemine on siis see, et kui ma olen nagu see ülehoolitsev, korrale kutsuv ema, aga ei mehed ega naised ei taha endale emasid kõrvale ja isegi lastega ei ole mõtet ematseda, me peaksime mõistma, et teised inimesed on võrdsed meiega. Õlgla kõrval, sinu partner on sulle võrdne, lapsed on võrdsed. Ja nii kui keegi juhib su elu, kui lapsed juhivad su elu, siis sa oled hädas, kui jõuab kätte menopausi aeg ja lapsed lendavad pesast välja. Kui sa tahad... Jaa. Mis siis juhtub? Siis võibki tekkida täitsa selline olukord, et elu isu kaob ära, siis ongi need kehalised, füüsilised probleemid, mis naistel tekivad, sest on tunne, et elul ei ole enam mõtet, et nüüd mul ei ole enam lapsi, kellest hoolitseda, sest kogu see aeg, kui on elatud lastele, siis ise ennast on jäetud unarusse. Samamoodi ei saa elada partnerile, et siis me kaotame ära selle ühenduse endaga ja seal tekib seda alaväärsust, enesehaletsust, häbi, kõik hästi palju kuhjub
ja võib siis tekitada ka selles samas suhtes hästi palju probleeme, mis siis, et see inimene võib siis oma kaaslast väga-väga armastada. Nii et kõik see väljaspoole või näiteks, et ilm mõjutab mu elu, et Eestis on nii paha elada, sellepärast et sügis on kole, et ja vot see sügisega seotud need uskumused on ka hästi huvitavad mul olnud jälgida. Nad on reeglina seotud isegi mitte ilmaga, vaid näiteks kooliga. Et kellel oli hästi halvad olukorrad koolis, näiteks mina olin suure niisuguse koolikiusamise ohver. Ma ei saa öelda nüüd, et ohver, aga öeldakse niimoodi, et see oli õppimise koht, see oli seotud minu energiaga, minu sagedusega, sest ma lihtsalt trigerdasin inimesi nii kohutavalt palju, et sealt siis tekkisid suured konfliktid. Ja oligi see, et kui ma sain nüüd täiskasvanuks, enam ei pidanud kooli minema, lõpetasin ülikooli ära ja iga sügis oli häda käes. Iga sügis ma jäin haigeks, mul oli meeleolulangus, depressioon kasvas ja see oli seotud konkreetselt sellega, et mu alateadvus tuletas meilt, sügis, kool ja need inimesed tulevad ja hakkavad mind jälle ründama. Nii et vahel on see kontekst seal taga hoopis teine, mida me peame siis leidma ja otsima, et siis seda uskumuse süsteemi tasakaalustada korralikult ära. Ma pole varem nagu taipanudki, kui oluline tegelikult number 1 teema see uskumused on. See on ikkagi vaieldamatult number 1, sinna juurde tuleb number 2, sest et sinu uskumusüsteem määrab su reaalsuse. Määrab selle, kui palju sul on raha, kui terve sa oled, mis sul toimub, kus sa töötad, kes sa oled. See on sinu tõde. Aga seda tõde on võimalik muuta, kui keegi tahab. Ja number 2 sinna juurde tuleb siis sagedus, kus sagedusel sa kulged. Et mina natuke sagedust nüüd viimasel ajal on hakanud nägema teise nurga alt, me oleme harjunud nägema seda kui hierarhiat, nagu rohkem seda Hawkinsi skaalat, et madal ja kõrge, aga nüüd ma vaatan nagu seda teist pilti seal inimeste maailmakaartidel, et ma näen, et see on siiski selline paralleelne, et seda on võimalik muuta teistmoodi ja me võime olla ühel sagedusel mitukümmend aastat. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et sellel samal sagedusel sa loomulikult koged erinevat energiat. Sa sellel sagedusel võid olla õnnelik, sa võid sellel sagedusel olla hirmunud, sa võid olla süütundes, aga need on niisugused energiakogumid, aga see ühtlane sagedus, kuhu ma nagu julgustan inimesi liikuma või vähemalt ükskõik millisel moel on võimalik jõuda, oleks rahulolu. Sest rahulolu on meie selline see normaalsus, kus me igapäevaselt tahaksime olla. Aga meil on nii suur kannatuse kood on pandud, sest me oleme tulnud siia ju tegelikult õppima ja hingena kasvama, et oma õppetunde õppima. Ja kas vastupidi saab ka, et näiteks hästi tihti vahetab inimene sagedust päevas mitu korda või üle päeviti? Enne ma arvasin nii, aga ma ei näe enam, et see on selle ühine see põhisagedus, mis hoiab, et inimene vahetab päeva jooksul oma energiat ehk vibratsiooni. Vibratsioon võib olla kõrge, aga samal ajal võib olla näiteks hirmuvibratsioon kõrge ja madal. Sa võid olla kõrges hirmuvibratsioonis või madalas hirmuvibratsioonis, aga see sagedus võib sul olla näiteks, kui sa oled õnnelikkuse sagedusel, siis sa tunned ikka seal hirmu. Ega see ei ole nii, et sa oled selle sagedusel ja siis sa midagi muud ei tunne. Et vahel ongi natuke see eksiarvamus, et kui ma teen nüüd endaga tööd, siis ma peaksin kogu aeg tundma ennast õnnelikuna, eufoorilisena, kõik on hästi hõljun. Ei, see ei ole nüüd päris see, sest et ka sellised kõrged, ütleme niimoodi, kuidas me tunnetame, et niisugused eufoorilised tunded ja emotsioonid, mis meil on nagu rõõm või niisugune õnnelikkus, need samamoodi väsitavad meid kui see hirm ja süütunne. Et ideaal oleks siis minu nagu selle tõe, mida mina näen, oleks see rahulolu. Et ükskõik, mida ma teen ja mis minuga juhtub, kas ma kardan, ei karda, mingid asjad juhtuvad, auto läheb katki, mingi jama on, keegi jääb haigeks peres, aga ma olen rahulolus. Ma vaatan sellele õppetunnile otsa, ma vaatan, mis toimub, et ma saan aru, et siin on midagi huvitavat, aga tõesti meid kisub sinna kannatusse sedavõrd palju tagasi, et me tahaksime kohe leida, et uus probleem ja tekib meie reaktsioon ja see ongi see trigger, mingi päästik vallandab meis hästi palju asju, aga mina nüüd selle FFT tehnikaga oskan siis seda energiat, et mis see trigger nüüd siit vallandab, mis tuleb meil siit kaane alt välja, selle energia ära puhastada ja asendada siis näiteks sellise toetava energiaga, mis siis rahustab ära kogu selle energia välja, et me saame normaalselt funktsioneerida.
sest et kui mina näiteks liigun, ma olen liikunud läbi elu 3 suurel sagedusel, üks on siis põhiline oli hirmusagedus, mis tekitas tohutuid probleeme mu elus igal tasandil. Sealt ma liikusin õnnelikkuse sagedusele, aga teatud põhjustel ma tulin ka siit natukene teise sagedusele, ma tulin armastuse sagedusele, et siin ma saan paremini mingeid nurki jälle kätte, et nendest asjadest ma just räägin, uus programm tulebki mul sageduse saladused, et põhimõtteliselt saad ise kohe valida ja switchida niimoodi, et kus sagedusel liigud. selleks on vaja teha energiatööd, selleks on vaja teatud asjad lahti lasta, meid ei lasta sellele sagedusele, kui me ei ole selleks valmis ja kui meil on suured takistused ees, energia on vaja ära puhastada selle koha pealt, et ma saaks teisele sagedusele minna. Aga kas me saame sagedust valida? Ja ikka saame, sest me ise loome seda, aga me peame olema valmidus ja tahtmine ja kes aitab meil seda teha. Sest näiteks oma seda tehnikat, FFT Free Falling tehnikat ma õpetan FFT Akadeemias, et on võimalik siis õppida samamoodi seda kasutama. See tähendab seda, et mina aktiveerin selle koodi ja inimene saabki hakata seda ise kasutama ja mul on 3 lainet. Üks on, kus saab aidata iseennast, õppida aitama iseennast. Teine on, kus sa siis juba aitad ennast, aga saad aidata oma lähedasi, lapsi, pereliikmeid, lähedasi, sõbrannasi näiteks. Ja 3. laine on nüüd see, mis on terve aastane õppe, kus sa saad aidata siis ka kliente, kus me õpime kaugseanssi tegema, loomi aitama, sest loomade energiat ma samamoodi näen ja tajun. Ja niisuguseid asju, et seal esemetesse energiat laadima niimoodi, et ta õigesti jääb sinna, mitte et sa ei jäta sinna oma energiat ja kõik sellised asjad. Räägi natuke loomadest ja esemetest. Et loomad tegelikult on meie esimene selline kaitseliin siis enne näiteks meie lapsi, et loomad tulevad meie ellu ka kindlal põhjusel ja hakkavad siis võtma samamoodi meie probleeme enda kanda. Et eriti kui me vaatame siis koerad, näiteks kui keegi võtab omal koera ja kui koeral on mingisugused terviseprobleemid tekivad, koer näiteks oksendab või tal tekivad suuremad tervisehädad, siis me peaksime alati vaatama otsa ka omanikule. Et mis toimub omaniku energias, kus on nii suur kuhjumine, kus siis tuleb see loom aitama. Ja olen ise ka seda oma peres kogenud, kus siis koer väga palju tuli aitama minu tütart ja et oleks peaaegu surnud, siis ma energiatööst ei teadnud midagi, nüüd ma näen seda pilti nagu paremini. Aga jaa, et koeral on täpselt samamoodi või kassile või ükskõik millisel loomale, linnule on võimalik siis teha seanssi ja vaadata, mis seal energias toimub ja seda energiat puhastada. Et loomadega on hästi ka tore koostööd teha, et nad on hästi lihtsakesed, nendega on seda kontakti on ka hästi tore leida ja tavaliselt seal on siis need põhjused ilusti olemas. Aga mis sa esemetest? Esemetega on nüüd 2 pidi asju, mida ma vaatan. Esemetega peab olema ka veidikene ettevaatlik, kui sina ei oska näiteks oma energiat juhtida ja kaitsta, siis esemete kaudu võib ka siis sinu energia välja saabuda sellist energiat, mida sinna vaja ei ole. Too mõni näide, ma ei tea, inimene läheb taaskasutuspoodi, ostab sealt Läheb mingid riideid või asju. taaskasutuspoodi, mina olen ise taaskasutuse fänn, aga mina tean, kuidas neid asju puhastada. Või läheb reisile ja ostab mingi amuleti. Ja ma mõtlen, kas ma vist ikka tahan sellest rääkida. Ma tahan rääkida oma kogemust kristallidega. Et kui mõtleme, et kui mina kui energiaterapeut, siis võiks mõelda, et ma olen hästi suur kristallide fänn ja ma olen hästi suur mediteerimise fänn ja viirukite fänn, siis sugugi mitte. Täpselt vastupidi. Kristallidega juhtus selline asi, et enne seda, kui ma sellisel moel energiatöö avastasin, siis ma ikka otsisin igalt poolt pääseteed. Ja kristallid tulid ka mu ellu, ma arvan, kusagil aasta enne minu veel suuremaid terviserikkeid ja ma kuidagi tahtsin nendele hästi toetuda. Vot see on nüüd see, et mingi teine asi juhib mu elu, ehk see kristall juhib mu elu. Mis ma siis tegin? Ma siis lugesin, õppisin, tegin endale kõik selgeks, mis omadused kõik, sain kontakti hästi ja tõin siis koju hästi palju erinevaid kristalle. Aga enda energiat tunnetes vaadates mul on hästi alati olnud siis tugev energia, mis reageerib millelegi ja samamoodi kristallidele. Kristallide probleem on see, et nad ei oska järele jätta õigel ajal. Et kristall siis lõikab sinu energiasse ja kui sa ei oska öelda stopp, siis ta lõikab edasi. Ja
vahel ongi see probleem, et mida ma ütlen oma klientidele, pane kõik kristallid otse kohe ära, sest need tulevad sind siia segama. Sest kui me võtame nüüd erinevate omadustega, erineva võnkesagedusega kristallid ja nad on meil kõik koos, siis meie energia läheb lolliks. Enam need mind ei, kuna ma oskan enda energiat nii hästi perimeetrit hoida, vahepeal oli nii, et siin aastaid tagasi, kus ma pidin kõik ära panema ja fooliumi sisse ja ära ja matma ära, sest ma ei saanud ühtegi nende, sest nad tulid muga rääkima, seletama, nad tulid liiga, nad kõik läks üle võlli. Kui ma võtan nüüd kristalli, mis on need energia turgutamiseks, aktiivsuse tegemiseks, võtan sinna kõrvale uinutamiseks, sest meie energia läheb lolliks ja ma kunagi ei soovita lastel näiteks panna kusagile madratsi alla kristalle, seal võib nii ära rikkuda kogu selle, niigi see energiasüsteem on nii õrnukene ja vastuvõtlik, et segada kõiki neid sagedusi seal või tähendab vibratsiooni ja kõike ära. Ma olen näinudki, et ka laps võib täitsa haigeks jääda, kui lapsevanem arvab, et vot see kristall on nüüd see, mis meid nii väga aitab. Ja siit tulebki tegelikult see, et see väline, et ma nii usun sellesse, aga ma ei anna endale aru. Ja sul võib olla üks kristall, 2 või mingi tehed sellega. Aga sa pead tundma sellega seda kontakti, et see on sulle tõesti tugi, aga kui me paneme kõik käed, kõik ennast täis erinevaid asju ja me ei saa aru, siis me võime jääda hätta ja mina jäin ka hätta, sest ma käisin veel kristaliteraapias ja ma mitte, ärge saage valesti aru, ei taha mitte kellegi kohta midagi öelda, et see ei ole õige, igaühel on oma tee, õppimise tee. Ja selles mõttes ma olen kristallidele tänulik, et mingil määral nad lükkasidki mind sellesse kogemusse, kus mul oli terviserike suur ja ma jõudsin energiatööni, aga ma siiski neid väliseid asju nii palju, kui ma ei oskaks oma energiat kaitsta, üldse lähedale ei võtaks. Ma arvan, kui inimene tahabki kasutada, et ta peab hästi palju uurimistööd tegema ikkagi, teadma, et mida mingi kristall teeb, kuidas, millal, kus kasutada. Aga just, et nad meil kodus, meie territooriumil, kus on siis energia, meie koduenergia, kui me kuhjame laua peal, näiteks ilusad kõik need ja siis mul on siin kastis need ja need, sest need võivad hakata mängima suurt rolli, kui on tegu siis hästi tundliku inimesega, kes on hästi kehatundlikud ja me ei saa isegi aru, miks me jääme haigeks. Ma olen pidanud aitama ka inimesi, kes on tööl olnud kristallipoes. Nad on omad täiesti depressiooni lähedases sellises olekus, sellepärast, et kõik see tuleb sisse, sest isegi minul praegu, isegi kui ma tean, kuidas oma perimeetrit kaitsta ja hoida, kui ma lähen sinna lähedale, siis see kõik tuleb mulle liiga peale, ma ei taha seda, mul on vaja seda hoida, seda. Ei tähenda seda, et ei peaks üldse, aga lihtsalt natukene võib-olla tähele panna, et aru saada paremini, just kes on väga-väga kehatundlikud. Teadlikult kasutama. Aga mõned on ju ka nagu mitte päris kristallid, vaid kokku pandud mingid sulamid ja siuksed. Ja, et samamoodi, et seal on vaja siis tunnetada seda, mida vähem me seda välist abi, nagu millele me siis toetume ja saame aru, et meie energia on ikkagi kaitsmist väärt, ehk mina ütlen, et tahaks liigutada seda liikumist, et see energiahooldus on oluline. Nii nagu me peseme oma hambaid, nii nagu me peseme oma keha, me peaksime oma energia eest hoolitsema, ehk siis seda puhastama, kaitsma. Kuidas seda igapäevaselt teha? Minul on selline programm nagu oma energia juhtimine, see on niisugune suur ja lai programm jällegi ja seal ongi, et me peame teadma, kuidas me endale kaitse peale paneme, igaühel on natukene erinev, mis talle sobib. Meil peab olema hea maandus, sest me oleme tulnud siia planeedile Maa kogema ja õppima, et vahel on siis inimesed kogevad, et ma tahan selle planeedi eest nagu võidelda, aru saamata, et tegelikult on planeet siin meie jaoks, mitte meie tema jaoks. Need, kes plakatitega ringi käivad, need on lihtsalt võitluse energias. Et tahavad võidelda millegi eest, aga me peaksime võtma tagurpidi, et mida meil siit on õppida, mida see planeet meile pakub. Neid erinevaid nii positiivseid kui ka väga negatiivseid olukordi. Et maandus on hästi tähtis, maandus ka erinevatel inimestel siis erinevat moodi, toimib samamoodi kaitsmine, puhastamine ja avardumine, sest kui me oleme teatud sagedustel, näiteks kui meil on energias ka hästi palju süüd või häbi või viha, siis meie energia tõmbab kokku.
kokku, meie energiaväli tõmbab kokku, me oleme nagu tunneme seda kokkutõmbumise tunnet ja vot see on nüüd nagu see koht, kus on siis, me teeme endale haiget, meil ei ole ruumi ja siis hakkavad need seespoolt need sinikad tulema. Me lööme ennast, me võime jääda haigeks, meil võivad tekkida igast jamad olukorrad, meil oleks vaja lükata seda energiat, kontrollida iga päev, et me avardame seda, lükkame suureks, aga kui inimesel on palju hirmu, siis ta ei tee seda. Mina näiteks olin hüpersuletud energias. Ma isegi ka praegusel ajal veel alles harjutan seda, kuidas avada oma energiat. Sest ma arvan, et sa tead, et mõned inimesed, kellega sa räägid, sa näed, kohe ta tuleb ruumi sisse, ta särab, kõik näevad teda ja mõned inimesed, keda sa mitte kunagi ei märka, kes on vaikselt ja tasa. Et näiteks öeldakse, et Marilyn Monroe'l oli selline omadus, et ta võt seda nuppu lülitas sisse ja välja, ta võis minna tänavale tavalistes riietes, mitte keegi teda ei näinud, ta oli täiesti suletud ja siis ühel hetkel ta avas selle ja kõik märkasid teda täpselt samades riietes, et see sisse ja välja. Minu energia jaoks näiteks on üliohtlik olla avatud, sellepärast ma õppisin seda mingil ajahetkel sulgema, aga see jäigi väga-väga suletuks ja ka praegu see, et ma siin olen, see on ka see, et ma olen tasakesi oma energiat avanud ja et sa üldse mind märkasid ja siia kutsusid. See on mul need esimesed avamise sammud, sest ma saan aru, et ma võiksin seda avada, aga mis seal avatud energiast teha ja kuidas olla, see on ka alles see, mida ma siis kalibreerin ja õpin. Mina kusjuures sind märkasin juba paar aastat tagasi, vaatasin su YouTube'i videosid. Väga tore. Ja põhiteema, mis mul meeles on, mida ma sealt õppisin, on andestamine. Ja andestamise teema. Ja andestamise teema on ka väga oluline. Süütunne ei ole meil tavaliselt kaasa sündinud. Süütunnet loomulikult me võime kogeda, et kui me oleme ema kõhus, et ema tunneb ennast hästi süüdi, et me võime seda sealt võtta, aga tavaliselt on see meie enda selline teatud kaitsemehhanism ja teiselt poolt saboteerimise mehhanism. Ehk süütunne on selline, et me otsustame, et me peame nüüd ennast karistama. Näiteks kui ma tunnen ennast süüdi mingisuguse olukorra pärast, nii, nüüd mul on vaja ennast karistada. Vot see energia tuleks nüüd kohe lahti lasta ja endale andeks anda, sest et ei ole mitte mingit põhjust olla süüdi, sest meile on kõik asjad saadaval, kõik asjad võimalikud, mida me tahame siin elus valida, aga vot see on just see takistus. Mul just hästi meelde see, et teistel inimestel andeks andmine, et sa ei tee seda mitte teise inimese, vaid iseenda pärast. Ja, et vahel ongi inimestel see, et nad ei suuda teisele andestada, sest sul on see tunne, et siis ta kuidagi pääseb ära sellest süüst. Et kui ma teda süüdistan mõnusalt, siis ta on nii süüdi, ja siis tal on see paras ja siis tal jõuab see kõik see kohale, et ta on süüdi. Aga tegelikult see on enda pärast, sest süüdun on ainult me iseenda kahjustamiseks, takistuseks ja jamaks. Sest meil on vaja aktsepteerida, et teisel inimesel on oma teekond ja oma õppetunnid. Ükskõik mida ta teeb. Ja tihtipeale me võtamegi hästi isiklikult, see tähendabki seda, et keegi teine mõjutab nagu meie elu, sest see on meie reaktsioon, meie uskumuste süsteem reageerib mingisugusele välisele asjale. Ja siis me saame kergendust, kui me laseme lahti, kui me anname andeks. Ja see on täiesti energiatöö protsessina tehtav. Ja jällegi ka siin tuleb selgeks teha, kas see on alateadvuses, sest et vanemad teevad siin ka selle vea, et näiteks lapsed lähevad omavahel kaklema, mängivad ja ütlevad, palu vabandust nüüd. Siis laps läheb, vabandust. Aga tegelikult ta südames mõtlen, on ikka kell, et ma ei taha taga mängida, ta on ikka nii, ta tegi mulle praegu halba. Et kui me andestame, siis me peaksime andestama südamest, ehk siis alateadlikult ja kogu see energiakogum peaks meist siis lahkuma see süüdistamise või siis enesesüü pool. Et see, et me niisama ütleme, kuule, anna mulle andeks. Et me üldse väga palju loobime sõnu, ütleme nii, kui me ei too seda tunnet või seda sinna taha, mis see päriselt on. Nii et kui sa tahad kellegi päriselt andeks paludes, sa peaksid seda iga oma keharakuga ka tundma. Kas vahest on ka vastupidi, et sa loobid sõnu, tegelikult energiat taha ei pane, aga samas siis need sõnad nagu võivad realiseeruda, et Jaa, no siin on see, et kui me niisama ise sõnu õpime, meil tunnet taha ei tule, siis me ennast sedavõrd ei kahjusta, aga nüüd, kuidas teine selle vastu võtab. Kui sa viskad selle palli, viskad sõnu, ütled, teine inimene võib-olla 10 aastat hiljem mäletab, mida sa kunagi tema kohta ütlesid. Siis on mõtled, mis asja, ma tegin nalja, see oli mingi suva värk. Nii et see tundlikkus ja see vastuvõtlikkus on siis sedavõrd erinevad ja kuidas me reageerime.
et me peaksime reageerima huviga, uudishimuga, et igasuguseid huvitavaid olukordi elus, mis on, et mis toimub ja peame aru saama, et see kõik on meie mätta otsast ehk meie tõde. Mis need põhilised teemad on, millega inimesed sinu juurde jõuavad? Ma saan aru, et te alustate ikkagi siis nendest uskumustest, on ju, aga et võib-olla mõni tuleb mingi, no mis need põhiteemad on? Ja ega keegi ei tule niimoodi, et kuule, muudame mu uskumusi. Inimene tuleb ikka probleemiga, kas tal on suhteprobleem, kas tal on rahaprobleem, kas tal on lapsega probleem, kas tal on terviseprobleem. Ja sealt me siis alustamegi vaatamist, kuhu poole meil on vaja, mis on see, kus see põhjus on ja kuna mul on hästi kerge seda näha, siis me saame liikuda selle poole, et hakata seda lahustama ja lahendama. Aga jällegi, et see ei saa olla see, et see on lihtsalt, et ma nüüd täna, näiteks mul on olnud hästi pikalt depressioon või mingi jama, siis ma tulen ja homme on kõik hästi, see ei käi päris nii, see ongi töö. Ja üks suuremaid programme, mis ma ka aastate jooksul olen siin teinud, ongi siis astun tunnelist valgusesse, on depressioonist väljumise programm. Et kus me võtame ära siis, sest depressiooni energia on väga konkreetne energia, see on, kui inimene elab minevikus ja seal on siis hästi palju süütunnet, hästi palju on talle midagi kunagi öeldud halvasti, pikaaegselt on räägitud mingit juttu, kui inimene on hakanud ise seda uskuma ja ta ei tule üldse hetke tagasi, ta on minevikus. Kui on nüüd ärevuse teemad inimesel, siis inimene on tulevikus, ta kardab, mis tuleb, kardan, mis tuleb, depressioon on, mis on minevikus. Aga võivad olla ka mõlemad keskpõrandale kokku, nii et need mõlemaid peaks siis alati ka vaatama. Nii et kui inimene tuleb ükskõik mis teemaga, siis me teeme selgeks, kust see on pärit, mis ei ole alati ka oluline täpselt, vot nüüd täpselt mu ema ütles seda mulle, kui ma olin 3-aastane, minu jaoks ei ole see tähtis. Ma näen seda energiakogumit, see tähendab seda, et me peame hakkama seda lahustama. Aga nagu ma ütlen, vahel ongi see, et kui inimene hakkab muutuma, siis tal on hästi suur hirm muutuda, sest see on võõras. Isegi kui see on hea, kui see on korraks hea, siis võib tekkida see tunne, et millal see jama nüüd tagasi tuleb, kus on? Et see ei saa ju nii olla, et nüüd on hästi. Tõmbab tagasi sinna. Me ei saa ka seda öelda, et me tõmbame tagasi, sest me liigume alati edasi. Energia liigub alati edasi. Aga meil võib tekkida see tunne, et ma ei luba seda endale. Ma saboteerin selle ära, siis see näitab alati seda, et midagi on veel, mida me ei märka, mida me peame siis üles otsima kogu süsteemist, miks sa ei luba endal minna. Mõni inimene on nii, et sa teed ära, ta on valmis juba, kõik läheb ja mõni tuleb siis, et ei. Ja ongi, et mõni loobub või saab lausa pahaseks, et sa ei päästnudki mind ära, aga see ei ole jah see, mida mina siis inimestele pakun. Sest et mina näen inimese potentsiaali, seda jõudu, kõikides on nii meeletu jõud, nii suur potentsiaal iseenda jaoks teha ja enese väärtustamine on üli oluline. Kas on võimalik elada ka ilma ühegi hirmuta? Ei olegi kehastuse mõte. Ei olegi absoluutselt mõte. Kui tuleb mingi hirm, siis see on alati ka jällegi, et kui huvitav, mida see tahab meile öelda, kas mul on siit midagi õppida, mis värk sellega on. Aga need hirmud on sellised, et ütleme niimoodi, kui inimene on rahulolu sagedusel, siis loomulikult, kui sa mingi pannakse siit kusagilt sul mingi nöör, et mine nüüd kõnni nööri mööda siin 20 korruse peal kõrgel, et see ei ole ju, sest kui meil ei oleks ühtegi hirmu, siis me teeks endale viga. Kui meil oleks hirmu, siis me läheks astuks kusagilt kõrgelt pilvelõhku katuselt alla, ma ei karda ju midagi, et see oleks meile ohtlik. Nii et ega siis kõik need niisugused piiravad asjad on meile ka mingil määral ju vajalikud. Kui meil ei oleks üldse süütunnet, siis sa saad aru, mis juhtub, eks? Kui meil ei oleks üldse mitte mingit hirmu, siis meil on ju, need aitavad meil piire seada, ennast kaitsta, aga see peab olema mõõdukas, need ei saa võtta üle, sest kui su elu on kogu aeg, et sa ainult kardad, siis sa oled hädas, siis sa oled haigeks lihtsalt. Asjad juhtuvad nii, hirmsad asjad võivad juhtuda lihtsalt. Mis sa praegu nagu ühiskondlikult näed, et nagu mis energias? Ja meil on vaja aru saada, ma ikka kõigile ütlen, selle asemel, et minna võitlema, õiendama, sõimama, halvasti kusagil ütlema kellegile. Palun, keskendu enda väärtustamisele. Ainult nii sa saad anda oma panuse siia meie riiki, ühiskonda, planeedile, sest siis muutub sinu vibratsioon ja on võimalus sageduse muutmiseks. Sest sa paiskad endast välja seda energiat, kes sa oled.
kui sa kogu aeg kardad ja võitled, siis sa paiskad veel rohkem võitlust ja kartmist, veel rohkem jamasid juhtub sul, veel rohkem sa pead võitlema. kui sa tuled enda keskmesse ja hakkad väärtustama, saad aru, okei, ma võin leida rahulolu igal pool, igas hetkes või et ma olen väärtuslik inimene, siis vot see hakkab andma seda signaali või armastust välja, õnnelikkust välja, rõõmuenergiat välja. See päästab meie planeeti palju rohkem kui see, kui sa kakled, võitled, õiendad. Ja see on alati signaal, kui sul tuleb tahtmine kellegile midagi öelda, võidelda, siis sa oled oma keskmest väljas, siis see näitab seda, et sa paned kedagi või midagi pjedestaalile rohkem kui see ennast. Sa ei mõista inimeste võrdsust ja oma võimalusi teistmoodi elada, teistmoodi olla, teistmoodi teha. Aga see on alati ka kaitse, et kui me midagi sellist teeme, me peame ka aru saama, et siis meie uskumusüsteemis on midagi, mis meid siis takistab ja piirab. Et kui me kellegi peale pahandame või ütleme midagi, siis on meil enda süsteemis midagi sellist, mis seal olla ei tohiks. Ütle siia lõppu kuulajatele mingisugune sõnum, mõte, ükskõik mille kohta, mis tahab tulla praegu. Kui sina muudad oma uskumusi, siis sul on võimalus muuta oma sagedust. Ja kui sa muudad oma sagedust, siis muutub su energia ja siis muutub kogu sinu elu. Ja ükskõik, mida sa teed enda heaks, ükskõik kas või midagi väikest, isegi kui see tundub vale või imelik, siis see on sammuke edasi. Tunne rohkem selle asemel, kui sa elad oma peas ja muudkui mõtled ja loogikaga otsid mingeid vastuseid. Õpi tundma, õpi tunnetama, ennast kuulama. See on see, mis viib edasi. Nii ilus. Kust sinuga kontaktiühendust saab? Minul on koduleht ilonasibolt.ee, siis sealt kaudu kaasab igasugu infot, kursuste portaal kursused.ilonasibolt.ee, YouTube'i kanalile ootan kõiki subscribe ima, et seal on siis lugematul arvul peaaegu vist 200 videot erinevatel teemadel, kui kõnetab, kuula, tunneta, sest et me peame omavahel sünkima, et ma niisama kedagi ei võtagi tööle, et peab inimene aru saama, et meie koostöö on võimalik. Ja siis ootan Facebooki gruppi Ilona Sibolt energiaterapeut ja on ka Facebooki leht veel energiaterapeut Ilona Sibolt, nii et ja Instagramis @energiaterapeut. Nii et ja kes tahab kirjutada mulle meilile info@ilonasibolt.ee, siis igal juhul võib kirjutada. Super. Suur aitäh, Ilona, et sa tulid. Aitäh, Angela, et sa kutsusid, oli väga tore.